tundub, et me oleme laivis. Tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust! Tere Liis ja Heike! Head uut aastat kõigile! Ja minu poolt ka. Ja ma ei tea, kas me Heike tutvustame kõigepealt meie külaliste? No tutvustame. Sina räägid. Mina räägin. Meil on täna teemaks kirg ja mõtlesime, et keda siis kutsuda siia külla. Ja ma olin kuulanud mõnda aega tagasi podcasti, kus Liis rääkis Kristiina Heinmetsaga ja hästi kirglikult ja oma tööst. Ja siis ma mõtlesin, et kuule Liis, et tule jaga meiega ka seda oma kirge. Ja tegelikult kõigepealt ma ütlen, mul on nii hea meel, Liis, et sa siin oled. Tegelikult ma tunnen sind päris pikka aega ja hästi-hästi tore on näha kõike seda, mida sa teed ja minu arvates sa oled alati tegelikult asju teinud kirega. Ja minu arvates on see hästi-hästi tore. Head uut aastat sulle ja aitäh, et sa siia tulid. Aitäh, et kutsusite ja mõtlesite mu peale, et kui sa jutu alguses ütlesid, et sa kuulsid Heinmetsa podcastist, kuidas ma rääkisin kirglikult oma tööst, siis tegelikult ma ainult mitte oma töösse ei suhtu hästi kirglikult, vaid see on see, mis mind igal võimalikul hetkel tegelikult käivitab. Ja see ongi, see just tegelikult jäigi sealt kõlama, et nii tore, et sul see endal praegu siit ka meelde tuli. Aga Heike, räägi, kuidas on meil vaatajaid, kas ütleme, küsime neilt ka kohe midagi, kaasame natuke. Ja ma ütlen kohe, meid on 27 inimest juba vaatamas. Väikesed vabandused viivituse pärast, tehnilised põhjused jälle. Kui sa oled tulnud meid siia vaatama, siis ütle meile tere ja ütle meile, kus sa praegu kohvi jood. Et mina olen näiteks Pärnus. Kai, kus sina oled? Sul on ilus ma pidin lihtsalt õues olema, ma rääkisin Heikele kogu aeg, ma pean kuidagi õue saama. Ma olen Võrumaal, hetkel ma olen tegelikult Tamme puhkemaja, ta on selle koha nimi. Kuskil seal Taamal varsti on näha keegi suusatab, siis on siin suitsusaun, kus ma eile käisin ja tiiki hüppasin ja täna on mul kohv vahukoorega. Et natuke teistmoodi, mul ei ole mandlipiima siin. Aga Liis, kus sina oled ja kuidas sina oma hommikukohvi üldse jood? Esiteks, mina hommikukohvi ei joo. Mul on selline retrotass, et mind hommikuti käivitab kas siis hea roheline tee või siis puhas allikavesi. Ja mina olen praegu oma sünnikodus ehk siis Lääne-Virumaal Pikevere külas ja ka siin on ohtralt lund ning juba hommikul kella 8 paiku käisin lund rookimas, et homme on tööpäev, ma olen olnud kuskil 10 päeva puhkusel ja ma ei ole üldse tikkunud linna tagasi, et võtan siin maal olles viimast, et homme siis jälle teles ja raadios olla. Et see maal, kogu see lumemaailm, kuigi ma saan aru, et vist terve Eesti on juba lund täis, aga lihtsalt maal niimoodi rahulikult ärgata ja kas või paljajalu minna lume sisse jalutama, et see on midagi võrratut. Ja see on tõesti mõnus, aga räägi nüüd, sa ei joo kohvi hommikul, üldse jood kohvi või? Või sa praegu ei ma joo kohvi ja see on üks asi, mida ma ei ole mitte kunagi ära õppinud, et kunagi ma käisin sõbrannadega Egiptuses reisil ja siis nemad said seal mingisugust väga erilist kohvi ja siis nad ütlesid, et sa pead seda proovima, et usu mind, et see pöörab sind kohvi usku. Ja mulle ei maitsenud see ja ma olen kuidagi nii omaks saanud selle, et ma ei vaja seda, et see mind üles äratab, ma ei vaja seda selleks, et mingisugust teatud elamust saada, et ma olen selline lihtne inimene ja lihtsad asjad sobivad ka. Päris huvitav, vaata Liis, ma sain midagi uut sinu kohta teada. Ma absoluutselt, me oleme käinud ju kohvikus ka, ma ei teadnudki, et sa kohvi ei joo. Mis värk nagu on praegu? Nii lahe tegelikult. Ja tegelikult ega sellepärast ei jää see pühapäeva hommikukohvi Heike ja Kaiga vahele. Võib-olla siin mõni veel ei joo kohvi, siis võid julgelt meile öelda, on ju. Ja näiteks igaühel on hommikul need omad rutiinid, eks ju, et kuidas ta selle enda aja võtab või mille ajal või mille saatel. Et see on tegelikult hästi põnev, et kuidas inimene oma päeva alustab. Ja täiesti väga põnev. Ja kuidas sina Heike täna oma kohvi jood? Ja on ikka tavaliselt piima ja meega, nagu tavaliselt. Ei ole midagi muutunud, see on mu lemmik, siuke mõnus magus piimane või koorene kohvi hommikul, et see on see, millega mina oma päeva alustan. Aga ennem kui me läheme kire juurde, ma ütlen veel, et kui sa tuled seda vaatama ja sa tahad võib-olla, et sinu sõbrad ja tuttavad ka näeksid seda, mida me kohe siin rääkima hakkame kirest, siis sa leiad siit alt selle nupu jaga, sa võid kohe seda video jagada enda seina peale näiteks,
et ka sinu tuttavad näeksid, mida põnevat me kirest rääkima hakkame. Mis me siis räägime sellest? Ma tegelikult mulle alati meeldib nagu aru saada, mis asi siis see on, millest me nüüd rääkima hakkasime või hakkame. Ja ma sellise asja seekord, ma ikka vaatan vahepeal, mis mingid sõnad tähendavad, on ju, siis tegelikult Wikipeedia ütleb, et vana-kreeka keeles kirg tähendab kannatus ja piin. Kas te teadsite seda või? Ei. Päris huvitav on ju. Ehk see on termin, mida kasutatakse väga tugevate tunnete tähistamiseks mõne asja või inimese suhtes ja kirg on intensiivne emotsioon, vastapandumatu tunne, entusiasm või iha millegi järele. Et need nagu on meil natuke tuttavamad sõnad ja ma arvan, et kui ollagi nagu hästi-hästi kirglik, siis ta võibki kohati olla, on ju, võib-olla natuke piinarikas, võib-olla sellepärast siis see sõna sealt tulebki. Aga mis sinu jaoks, Liis, on kirg? Kusjuures ma täiendan seda mõtet piinarikas, et ma ise arvan seda, et need inimesed, kes on hästi kirglikud, nendel on oht kiiresti ka läbi põleda, sest nad annavad endast kogu aeg nii palju. Ja võib-olla siia tuleb juurde veel ka sõna perfektsionist, ehk et nad tahavad, et kõik oleks selline korras, täiuslik, nad ei tee allahindlust endale ja võib-olla ka teistele. Ja see sinna juurde siis ühel hetkel võibki viia sellisesse olukorda, kus sa tunned, et sul on vaja kannatust ja kannatlikkust. Kannatlikkust just, jah. Et kõik endast võimendada, aga kui sa küsid, mis minu jaoks kirg on, siis minul on hästi oluline see, et mul silmad säraksid ja see ei ole selline kuidagi vägisi tekitatud näitlikkus või näitlemine, et ma panen mingi maski ette, et ma olen elanud küll ja küll niimoodi, et mul on mask ees, et mul on kõik väga hästi, vaadake vaid, kui rõõmsameelne ja tore ma olen, on ju, ja kuidas ma oma päeva naudin, aga seesmiselt ma olen tundnud, et ma tegelikult olen väsinud ja surnud. Ja siis kohtudes ühe inimesega, ühe professionaaliga, kes ütles, et tead, kui sa maski kannad, siis sa ei jõua elus väga, sa ei jõua kaugele. Just sellepärast, et sul üle hetkel ei ole jõudu ise midagi teha, kellelegi seda anda, sinu pere kannatab, sinu töö kannatab, sinu sõbrad kannatavad. Et me võime ju küsida, miks me vahel maski kanname, eks? Et Kai, oskad sa vastata, miks inimesed armastavad vahel maski kanda? Et teistele meele järele olla, et mitte tülisi tekitada. Väga väsitav tegelikult. Ja vahel ka võib-olla see, et nad on ise ebakindlad. Eks ka, on ju? No sealt jah, tegelikult saabki kõik alguse, jah, kui vaadata inimese sisse, et tal on ebakindlus, sest ta ise ka ei tea, kes ta on ja mis ta tahab. Just, et mina olen selle tee läbi käinud, et teada saanud, kes ma olen ja mida ma tahan. Ja nüüd, kui ammu enam aastaid ei pea maski kandma, siis ka tunned, et see kirg ja silmade sära, mis sinus on, siis see ongi juba elustiil. Mille vastu sul on kõige suurem kirg, Liis? Elu vastu ma olen niivõrd tänulik ja ma olen niivõrd tänulik, et ma saan hommikul üles ärgata ja mul on nagu uus võimalus näha päevavalgust, kuulata muusikat, oma lastega koos olla, minna tööle, teha seda tööd, mida ma väga armastan ja igal õhtul ma olen väga tänulik, et mul oli võimalus seda päeva nautida ja kogeda. Nii võimas, see on nagu nii, et okei, räägitud, palun, siin on kirest jutt, et lihtsalt elu vastu ongi. Ja, aga Heike, anname sulle ka vahepeal korra sõna. Mina olen kogenud seda, et ma olengi pigem selline inimene, kellel tekib see mingi suur kirg millegi vastu ja siis ma lähen ja ma teen ja kõik tundub nii vägev ja siis mingi hetk on see, kui tunned, et hakkad ära vajuma, et nagu enam ei jõua või saab see otsa ja siis ma olen enda jaoks nagu mõelnud, et miks see nii on, et kuidas saaks nii, et see kirg säiliks nende tegevuste vastu. Ja ma olengi enda jaoks mõelnud selle niimoodi selgeks, et kui ma teen seda, mida ma armastan ja mul on teada see, miks ma seda teen, siis tegelikult iga hetk, kui see kirg hakkab ära kaduma või see entusiasm, siis ma tuletan endale meelde selle miksi, et miks ma üldse seda teen. Et kuidas teie enda kirge üleval hoiate?
kuidas hoida üleval kirge elu vastu. elust. Ja, no, See on, ka see võib Liis teilt ütles ka see tänutunne. Ma arvan, see aitab kaasa. Kuidas on? Tundub. Ja ma ise arvan ka, et tänutunne on hästi oluline, sest see, milline sinu elu on ja võib-olla sulle vahel tundub, et see on kõige õudsam, mida sa endale soovid, siis kui hakata nüüd seda niimoodi viil-viilu haaval lahti võtma, siis võib-olla hoopis sealt koorub välja, et see, millist elu sina elad, võib mõne inimese jaoks olla tõesti selline suurepärane versioon, mida tema endale tahab. Näiteks, kui meil on terved lapsed, eks ju, me peaksime ja võiksime olla selle eest tänulik, kui ikkagi kraanist tuleb soe vesi või mul on, ma ei tea, kas või 5 eurot, et minna poodi ja osta selle eest leiba ja piima, eks ju, siis mina leian, et ka sellised väikesed asjad tõesti peaksid inimestes tekitama tänutunde. Võib-olla see on hästi selline triviaalne näide, aga ma arvan, et tihti ei pandagi enam tähele, et mis on need lihtsad väikesed asjad meie elus, vaid me kogu aeg tahame mõelda suuremalt või jõuda kuskile või võrdleme ennast kellegi teisega. Me tahame ka kõike seda, aga unustame ära, et mis meil endil on. Mul on vahepeal suusatajad siin taga. On jah. Väga jutukad kuskil. Räägime mingeid lugusid ka, et mis võib-olla Liisi käest, kuna Liis on meie külaline täna, et mis hetkel on sinu elus see, millega sa tegeled ja mis tekitab sinust selle kire? Räägi meile. Mina olen siis tele- ja raadiosaate juht. Ma olen selles valdkonnas töötanud nüüd juba pea 20 aastat. Hirmus mõelda, eks? Kui vana sa oled, on ju, see ei ole võimalik. Aga seekord nagu minu jaoks või see veel kord minu jaoks kinnitab seda, et see on eriala, mida ma olen õppinud. Mind ongi omal ajal koolitatud Pedagoogikaülikoolis audiovisuaalmeedia spetsialistiks ja ju see, et ma olen jäänud selle valdkonna juurde, näitabki seda, kuivõrd armas ja tähtis see töö minu jaoks on. Loomulikult on minul olnud ka neid madalseise, nagu Heike ütles, et sa kaotad selle kire, et sa enam ei saa aru, miks sa seda kõike teed. Siis mul on olnud mõningad sellised puhkepausid ja need puhkepausid on alati seotud emaks saamisega, et lapse sünd on selline mõnusasti pikk aeg, et sa saad aega maha võtta ja siis oma mõtted selgeks teha. Aga kusagil 3-4 aastat tagasi mul oli ka selline seis, et ma tundsin, et nüüd hakkab kaduma kuidagi, et kõik on nii palju elus juhtumas, et ma jälle kaotan enda natukene ära ja siis ma läksin õppima majanduskooli sotsiaalmeedia spetsialistiks ja sealt siis veel kord sain kinnitus sellele, et need meedia erinevad vormid mulle väga hästi sobivad. Et ma olen leidnud kire oma töös, ma olen leidnud kire selles, millisena ma oma elu tahan elada, kus ma tahan olla, kuhu jõuda ja kellega. Et ma arvan, et te oskate ka kommenteerida seda, kui olulised on need inimesed, kellega sa igapäevaselt ümbritsed. Jaa, hästi olulised, aga tead, kui ma sind kuulan, mind alati teeb, ma enam ei kasuta küll sõna kade, aga võib-olla see kõnetab teisi ka, et teeb nagu kadedaks see, et inimesed, sa ütlesid, sa oled 20 aastat sellel alal olnud, et see on su kirg, jah, sa oled seal erinevatel viisidel, raadio ja tele ja nüüd sotsiaalmeedia, need on nagu erinevad tahud sellel on ju, aga sest et mis siin kadedaks siis teeb, on see, et sa oled nagu teadnud kohe nagu alguses, mis sulle väga meeldib, sest mina olen just vastupidi olnud see, kes kuskil igal pool otsib ja on see asi on vägev, siis ikka ei ole, see on vägev ja siis ikka ei ole, vaata. Ja tegelikult on nii mõnus vaadata selliseid inimesi, kes niimoodi kohe nagu teavad. Mul on veel üks tuttav, kes ma ei tea, mis ta vist 9. klassis teadis, et tema tahab minna õigust õppima ja ta tegi terve gümnaasiumi jooksul selle nimel tööd ja ta on ka väga-väga hea sellel alal. Et selles mõttes see on nagu nii lahe, kui sa teed seda kirega, nii et veel saime kinnitust sellele, miks me sind siia kutsusime. Aitäh! Mul on, kusjuures alles hiljuti mu ema rääkis ühe sellise loo, et mul on vanem vend ja noorem õde ja aastaid tagasi lapsepõlves ema oli käinud ühe selgeltnägija juures ja siis tuli koju. Me lastena mängisime põrandal maas seal isekeskis ja siis ema tuli ja ütles, et ma käisin siis selgeltnägija juures ja tema ütles, et üks minu lastest saab kunagi hästi kuulsaks ja siis mina, olles seal 4-5 aastane, olin öelnud, mina tahan saada hästi kuulsaks, see olen küll mina.
sai siis see kirg alguse, ma saan aru. et võib-olla selline alateadlik jõud nagu sellest saadik on mind kuidagi trigerdanud, et liigu edasi tähtede juurde ja. Aga ma arvan, et see on ka igati normaalne, kui mingil ajal hetkel sa unustad ära, et mis su kirg on või sa ei tea, eks ju, mida sa tegelikult tahad teha, et ka Kristjan Jõekalda selle nädala Kroonikas rääkis sellest, et tema ka sellises vanuses praegu võib-olla ka natukene nagu otsib ennast ja see, et ta käis pikal Aafrika reisil näiteks tõi talle mingisugused selgused, et ma arvan, et ei tohi häbeneda seda, kui sa ühel hetkel tunned, et sa tahad aega maha võtta ja lihtsalt järele mõelda või olla üksi, näiteks nagu Kai, eks ju, et ma ei taha öelda sinu moodi, aga näiteks see, kui ma siin praegu vaatan, ma suurima hea meelega tuleks sinna Võrumaale, oleks üksi kusagil puhketalus ja lihtsalt mõtlekski ja tegeleks iseendaga. Tegelikult ma praegu ei ole ikkagi üksi, aga ma olin siin, vaata, mingi 6 aega tagasi olin seal Hiiumaal üksi, et tegelikult on hästi väga-väga huvitav selles mõttes, et kui me leiame selle kire, me tunnemegi näiteks mingi hetk, see muutub rutiiniks, oletame, ja siis sa ei saa aru, kas see on see, mis ma tahan teha ja kui sa astud sealt kõrvale, siis sa nagu näed, kas see on siis see, mis ma tahan teha või on ju midagi muud. Et minu jaoks on sellised märksõnad. Ma siin natuke mõtlesin ju ka ennem, et meil oli teema kirg, et märksõnadeks siis nautimine, et see on midagi, mille tegemist sa naudid, millelgi mingi tegevus või asi, millel on sinu jaoks ju väärtus, on ju, et oluline sinu jaoks ja siis ka, et sa suudad nagu sellele pühenduda. Ja ma arvan, et see alguses peabki see kirg või see iha olema, et üldse alustada ja mingi hetk võibki nagu tunda, et nüüd ma nagu pean seda tegema. Aga seal on ka nagu viisid, et nagu Eike ütleski, et see miks on nagu paigas, et miks ma nüüd siis sellega üldse alustasin, miks ma teen. Et mina vahel võtangi sellise hetke, näiteks mediteerimine on hea, et sa nagu siis tunnetad, et võib-olla küsid mingi küsimuse ja tunnetad, et kuidas nüüd niimoodi edasi minna, et see kirg nagu püsiks. Et ma saan aru, mõni ütleb, kogu aeg ei saa olla selline on ja ma arvan, et sisemiselt suhteliselt saab. Näiteks ma iga päev ärkan üles, ma tunnen, mul nagu leegitseb sees, see nagu nii vägev uus päev, yes. Ma ei karga nagu ringi, võib-olla noorena ma olin tõesti päriselt nagu selline, aga nüüd tunned nagu seesmiselt, et ma arvan, tegelikult see kirg ju saab olla seal sees kogu aeg. Näiteks Heike, kuidas sina kommenteerid seda ütlust, mis mina alles hiljuti kuulsin ühelt, ütleme keskea inimeselt, et meil on kuidagi ju lapsepõlvest kaasa antud see, et me ei tohi justkui olla kogu aeg õnnelik, et natuke peab ikka seda kannatust ja mitte kannatust, aga seda, et me nagu kannatame või me kurvad oleme, et kui me tunneme end kogu aeg õnnelikuna, et siis äkki meil nagu vaimselt on miski natukene korrast ära. Jah, see on see programm, mis meile meie vanemate ja ühiskonna poolt kaasa on antud, et ma tean, et Kailegi on öeldud, et miks sa kogu aeg särad ja mida sa kogu aeg naerad ja miks sa nii õnnelik kogu aeg oled, et see ei ole võimalik, et see nii on kogu aeg. Aga tegelikult ma arvan, et see on võimalik ja see ongi see, et kui sa oled leidnud selle enda elus selle kire ja sa teed seda, mida sa armastad, siis tegelikult isegi korraks, kui sul tekib see madal seis, siis jälle mõtled selle miksi peale. Mina ju praktiseerin tänulikkust, eks ju, iga hommik, Kai teeb ka seda, ma arvan, et Liis ka äkki või. Et see on nagu ka see, et viia kogu aeg oma fookus ikkagi selle peale, mis on hästi. Et isegi nendel hetkedel, kui sa ei tunne võib-olla ennast nii hästi, et siis viia ikkagi oma tähelepanu sellele, mis on hästi ja tuletada endale meelde, et see, mida teised räägivad ja arvavad, ei ole tegelikult nii oluline, et see, mida sina tunned, on kõige olulisem. Et võib-olla jah, see. Mina olen mõelnud ka seda, et kui me vaatame lapsi ja öeldakse, et kuni 6-aastane laps võib päevas naerda 200-300 korda, eks. Et laps, kes on nii-öelda see puhas leht, ta juba hommikul ärkab, ta on mänguline, ta on rõõmsameelne, ta on õnnelik. Et miks siis meie suurte inimestena tihti endale ise kusjuures seame need piirid, mis takistavad meil jõudmaks sinna, kus me tahame olla. Ja tihti me ei ole teadlikudki, et me need piirid endale seame, need tulevadki sellest, et keegi midagi ütleb kuskil või keegi teeb midagi ja me laseme kohe ennast nagu kaasa vedada sellel kõigel, et ja Kai. Heike, mis on sinu kirg?
hetkel on minu kirg ongi see, et ma olen leidnud enda jaoks selle, et ma saan inimesi aidata. See tekitab minus tõesti väga suurt kirge ja paneb mind iga hommik tegutsema, kui ma saan aidata teisi inimesi ja panna teiste inimeste silmad särama. Ja ma arvan tegelikult, et kõigi inimeste eesmärk siin elus peaks olema see, et nad aitavad teisi inimesi, sest me oleme inimolenditena loodud siia teisi nagu, võib-olla see teenima on nagu halb sõna, aga tegelikult see on niimoodi. Ja see on tegelikult see trigger, mis paneb meid liikuma. Et jah, nii on. Ja muidugi mu majutus Pärnus, et millega ma tegelen, see on teine asi, mis mu silmad särama paneb ja mida ma juba aastaid teen. Ja seal on ju tegelikult ka seesama, et kliendid ju tulevad minu juurde ja ma teen seda selleks, et inimesi aidata puhata mõnusalt ja muuta nende puhkus ilusaks ja rõõmsaks ja mugavaks. Et see on tegelikult ka ju inimeste teenimine ja teiste aitamine. Ja see on tegelikult Liisu ka teeb. Vaada, sa paned ikka, kuidas mul kunagi laevas ka öeldi, inimesed tahavad tsirkust ja leiba, on ju. Ja see meelelahutus, mida Liis pakub, üks päev, kusjuures arutasime, lapsed arutasid, miks üldse raadio on välja mõeldud. Keegi mõtles, et võiks muusikat seal mängida või võtsin, ma arvan, et algselt oli mingi uudiste edastamiseks ja suure tõenäosusega jälle kuskilt sõjaväelastelt tuli, aga see oli nii huvitav, et nad nagu seda hakkasid arutama, on ju. Et muidugi see tekitab ju inimestes hea tunde, kui ma kuulen jälle head muusikat või mõnusat häält sealt raadios, see tekitab nii hea tunde, on ju. Ja minu jaoks ongi, ütleme, mis puudutab minu meediatööd, ongi tähtis see, et esiteks inimene tunnetab seda, et kas ta kuulab mind raadiost või vaatab televiisorist, et ma olen talle tõesti väga hea meelelahutuskaaslane ja teiseks, et ta saab sealt meediumist selle, et ta tahab pärast seda saadet või seda eetrit helistada Kaile ja Heikele öelda, et ei kujuta ette, mis ma praegu raadiost või telekast kuulsin. Sa pead seda järgi kuulama või midagi. Aga see tagasiandmine, millest ka Heike rääkis, et minul on ju ettevõtet Horma, et mul on erinevad bambustooted ja vot see on ka üks asi, mis nagu terve perega, mul on 2 last, eks ju, 12-aastane ja 6-aastane ja tegelikult nende idee oli see, et nemad on ju see uus põlvkond ja me teame, kuidas uus põlvkond praegu võitleb kliimamuutuste vastu. Et kellele me selle maailma jätame, milles me praegu elame. Ja siin ka ju aasta lõpus väga palju teiste ajalehed kirjutasid sellest, kuidas on mitmekümne aasta jooksul ikkagi loodus ja kliima meie ümber muutunud ja millised fataalsed tagajärjed võivad juba peagi olla, kui me midagi ette ei võta. Ja ma olen ka näinud seda, et kui sa nüüd mõtled, hommikul me peseme hambaid ja kui sa peseksid hambaid bambushambaharjaga, eks, et see on selline väikene muutus, aga suur edu tegelikult meie loodusele, eks ju, meie planeedile. Et mina 2 aasta jooksul, mis me Hormaga oleme tegelenud, olen ka tunnetanud seda, et kui toredad on Eesti inimesed, kui tänulikud me oleme vastastikku, et me oleme saanud olla teineteisele kasulikud. Ja, kas nägite, Liisul läksid silmad täiega särama, milline kirg on ja see on tõeliselt äge. Ma tegelen taliujumisega, tead, mis teeb nahk pärast veest välja tulekut ja ma tassin bambusrätikut, isegi kui ma lähen hotelli ja seal on rätikut, mul on see ikkagi kaasas, sest see on ja ka pärast pesemist, Liis, on see imehea pehme, nii et see on nagu mega asi. Ja vaata, silmad lähevad särama, see on nii kihvt, ma räägin ju ka väga paljude inimestega iga päev. Ja ikka tuleb sealt, see on halvasti ja see, kui me jõuame sinna, mis siis on nagu hästi ja mis ta tahaks teha. Ja siis sa kohe tunned ära, kui inimene räägib sellest, mis on ta kirg. Ja tegelikult ma kujutan ette, ma ei tea, mis seal kommentaarides sul Heike on praegu, et inimesed võiks jagada, kas nad on oma kire leidnud, kas nad on sellest teadlikud, mis see siis on. Ja kes arvab, et ei ole, siis tegelikult on see kõigil olemas. Kõigil on absoluutselt kirg mingi asja vastu. Lihtsalt natukene tuleb võib-olla vahepeal kaevata ja minna välja korra sealt rutiinist argipäevast, on ju. Aga mida te siis soovitaksite? Näiteks praegu inimene kuulab, ta mõtleb, et ta pärast seda ülekannet võtab selle aja, läheb õue jalutama ja hakkab otsima seda kirge endas. Läbi milliste küsimuste ta peaks jõudma selleni? Ma arvan, et mida mina tegelikult soovitan, on ka maha istuda ja kirjutada tegelikult asju, mis inimesele nagu meeldib. Et isegi me oleme Heikega arutanud, et see peaks olema 100 asja, sest alguses me kirjutame kohe üles kõik, mis kohe alguses pähe tuleb, mis on siin teadvuses, aga kui sa lõpuks kirjutad need kõik üles, siis sa saad kaevuda päris sügavale enda sisse sinna alateadvusesse, kus on tegelikult sul siis kirjas. Või näiteks jalutama minnes, nagu sa küsisid,
siis mis ma ütlesin praegu, et alateadvuses on kirjas ja põhimõtteliselt on kirjas seal. Aga kui sa lähed siis jalutama, et nagu mõelda, mis on see, mis sulle meeldib teha. Näiteks mina olen ka mõelnud, et mulle meeldib koristada, on ju. Ja siis, kui mul vahel tuleb mingisugune halb tuju, siis ma lihtsalt koristan ja siis mul hakkab parem, siis ma teen asjad korda enda ümber. Või inimene nagu võikski mõelda, mida talle meeldib teha, muusika, ma ei tea, tantsimine, kudumine, täiesti selliseid asju, mis ta arvab, et see niikuinii ei saaks töö olla või ta ei oska võib-olla nii hästi teha, aga nagu võtta see piir ära, et kuidas seda teha ja kas on üldse võimalik, et mida talle üldse meeldib nagu teha. Aga Heike, kui inimene nüüd mõtleb, mul ei ole selleks aega, mul ei ole selleks ressurssi, et kust ma siis peaksin alustama? Sest ma usun, et sellised küsimused inimestel tekivad. Ja selle jaoks tegelikult minu koolitusel on ka meil kohe esimene õppetükk ongi see aja planeerimine ehk tegevuste planeerimine tegelikult. Et kui sa võtad nüüd endale ette näiteks nädalakalendri, paned sinna näiteks esmaspäevast pühapäevani ja paned kellaajad iga päev ja kirjutadki üles need tegevused, mis sa teed seal igapäevaselt, ühesõnaga vaatad siis enda nädalat niimoodi, et sa paned selle kirja, siis tegelikult kui nädal saab läbi ja sa vaatad seda kalendrit, siis sa tegelikult näed, kus on sul ruumi veel võib-olla mingit aega leida selle jaoks, et teha neid asju, mida sa tahad, et sa võid võtta näiteks välja teleka vaatamise. Näiteks mina ei vaata telekat, et asendada näiteks selle raamatu lugemisega või mingi muu endale meelse tegevusega, et ma arvan, et kui sul on hästi suur kirg millegi vastu ja sa tahad midagi väga teha, siis sa leiad selle aja. Ma tean, et sa leiad, et sul lihtsalt sul ei ole, sul see sisemine tuli on nii suur, et sa jätad mingi teise asja lihtsalt ära, mis ei ole nii oluline võib-olla. Ja kommenteerin veel seda, et Kai ütles seda nimekirja asja, et mina kasutan ka seda nimekirja asja ja alguses oli väga vahva seda 100 asja kirjutada, sest et ma jäin kuskil 30 pealt toppa ja mõtlesin, et ei ole rohkem mitte midagi. Aga siis nagu ikkagist mediteerisid ja kaevasid edasi ja lõpuks tuli see kuidagi see 100 kokku. Ja siis validki sealt nimekirjas siis näiteks selle ühe asja, mis on see, mis sa võib-olla kõige esimesena tahad teha, see eesmärk või see sinu unistus või midagi. Ja ma soovitan sul küsida, miks sa seda teed. Ma tean, et Kai vist õpetab seda, ma ei tea täpselt, kui mitu miksi sa pead seal küsima, aga sa küsidki, et miks sa seda teed ja siis, kui sa saad selle vastu, siis sa küsid, aga miks ja kas oli 6 või 7 korda, Kai või? See võib olla 7 korda jah, lausa, isegi 9, kuidas jõuab kohale. Tead, mis lahe asi, mis te sellest arvate? Mäletate kõik, kui jah, Liis? Esimene tunne tekkis, et kui laps küsib 7 korda sinust, miks, siis sa ühel hetkel plahvatad. Et kas ei teki see, et sa saad enda peale võib-olla vihaseks, et ma pean nagu umbes küsima, eks ju, aga ma ei tea, kas ma oskan enam juba vastata. Aga see on natuke üle utreeritud. See on nii põnev tegelikult. Mulle praegu tundub, et see on nii põnev. Ma olen endalt küsinud, ma vihaseks küll ei saa. Tegelikult natukene nagu sellepärast ajab närvi, et tegelikult, kui sa jõuad päris tuumani, see ajabki tegelikult veits närvi. Ja, aga vaata, see võib-olla ühelt poolt jälle ongi see, et sa lõhud need paradigmad, need rutiinid, mis sul on, eks. Ja inimene on harjunud, et nii hea on olla mugavussoonis. See on soe, mõnus, kohev koht. Ja. Aga mis sellest arvate? Kõik me oleme olnud armunud, on ju? Kui sa oled armunud, täiesti värskelt, ja ma räägin inimesse, kaaslasesse, sa kohtud selle inimeseks, et nagu totaalselt armud, sul on nagu nii palju tööd ja õppimist ja sa leiad ikka aja temaga kohtuda. Sa leiad ikka selle aja, on ju? Nii et vaata tegelikult, mis teeb kirg, nii et sellist asja, mul ei ole aega, sellist asja pole olemas. Küsimus on selles, kas sa tahad, on ju? Ja kui seda tunnet nagu panna mingi sellesse tegevusse, mida sa väga tahad teha, siis ongi täiega sükene. Oota, aga räägime mingi isikliku kire ka. Nüüd meil oli kirg elu vastu, kirg töö vastu. Näiteks minul on kirg looduse vastu, mulle meeldib, miks ma olen täna õues, on ju, või üldse tervise vastu selles mõttes, et teha trenni, see paneb mul kohe silmad särama, kui ma saan sellest rääkida või nüüd muidugi ka see inimmõistus on ju, et seal ma lähen nagu täiega põlema praegu. Aga mis veel, mis teil veel on sellist, mis on isiklikku, midagi teie jaoks? Me nüüd rääkisime hästi palju andmisest ja väärtuse loomisest.
aga midagi, mis sinul silma särama paneb? No minul näiteks on muusika, et tantsimine sinna juurde samuti, et mul on siin maamaja, kus ma praegu ka olen. Mul on tehtud siia üks selline väike zen-tuba, nimetangi seda niimoodi. Nii lahe. Mul on siin nii-öelda vanakooli CD-plaadi mängija ja vinüüli mängija samamoodi ja see on nii hea tunne, kui sa paned selle ukse enda tagant kinni, võtad riiuli pealt, hakkad lappama näpuga õiget vinüüli või plaati, mille järgi sul praegu tunne on, mille muusika järgi või millegi ansambli järele. Ja siis sa paned selle sinna masinasse ja siis, kuidas see õige muusika sinust tuleb läbi. Et minule ei meeldi näiteks väga muusikat kuulata YouTube'ist või Spotify'st. Ma saan aru, et vahel see on paratamatu, aga mulle meeldib ikkagi kuidagi tagasi minna nii-öelda selle päris elu või juurte juurde. Et see sama, kui te ütlesite, et kirjuta üles 100 asja, siis üks asi on see, kui ma kirjutaksin need üles arvutisse. Aga teine on see, kui ma ikkagi käsitsi paberi ja pastakaga need mõtted kirja panen, et see on hoopis midagi muud. Nii tore, aitäh, et sa jagasid. Heike, mis sinul on peale väärtuse loomine inimestesse ja siis majutuse? Mis sa isiklikult? Ma just mõtlesin, mina olen selline inimene, et mul ei ole kunagi olnud sellist nii-öelda mingi konkreetset hobi, millega ma nagu tegelen, et nüüd mulle meeldib, ma ei tea, tantsida või laulda või sellist kindlat nagu hobi või sellist asja, millega ma siis igapäevaselt tegeleksin, et mul ei ole olnud sellist asja. Et minul ongi nagu, mul on alati see, et minu kirg on seotud sellega, minu tööga. Ja ma olen enda jaoks nagu avastanud selle, et minu jaoks tekitab seda head tunnet või seda kirge ikkagi see, kui ma saan oma kätega midagi luua. Ja kui ka meil siin nüüd majutus kasvab on ju kogu aeg ja me teeme neid korterid juurde, siis minus tekitabki kirge see, et ma saan seda mööblit valida ja ma saan neid tapeete valida ja ma saan luua midagi nagu päris nagu oma kätega. Et me teeme hästi palju ise, renoveerime vana mööblit ja teeme selliseid asju ka. Et see läheb ikkagi sinna mu töö alla kuidagi, et ta ei ole nagu selline eraldiseisev, et nüüd ma võtan tööst vaba aja ja nüüd mul on nagu see puhkus nii-öelda, et ma tegelen oma hobidega, et mul ei ole nagu sellist asja. Et võib-olla on siin veel meie kuulajatel keegi, kes on selline, et võid kommenteerida. Et see on jah, väga ilus hetk, kui sinu hobist võib saada sinu töö või sinu tööst saab sinu hobi. Ma arvan, et väga paljud siiski tunnetavad seda, et on vaja liising maksta ja on mingisugused kohustused ja kardetakse see samm teha, et selles suunas hakata liikuma. Aga seda saab teha ka ju tegelikult teise töö kõrvalt. Meil on 24 tundi ja kui sa oledki palgatööl ja sul on 8 tundi on see, ütleme, see tööaeg, siis tegelikult kui sul uneaeg on ka 8 tundi, siis tegelikult sul jääb päris palju tunde üle. Isegi kui sa teed perele süüa vahepeal, tegeled lastega, isegi siis sul jääb aega üle. Olgem ausad. Ja, kunagi proovisin seda, et Arnold Schwarzenegger on ka öelnud, et tema on maganud ööpäevast 5-6 tundi, et selleks, et jõuda päeva jooksul palju ära teha ja siis tema soovitus ka alati on teistele olnud, et sleep faster. Et siis ma mõnda aega ka proovisin seda, et magaks ainult. Kuidas läks? Ei, ma usun, et see on ka hästi indiviidis kinni, eks ju, kui palju keegi seda ja ka une kvaliteet, milline sul on, eks. Et kui ikkagi vajad seal 8 tundi und ära, siis lõpuks ongi see, et ole lihtsalt parem päeva planeerija, et kui seda sleep fasterit rakendada ei saa. See on huvitav. Ma arvan, et seda saab siis rakendada, kui minna varem magama, et siis saab mitte kuskil liiga hilja. Aga ma arvan, et me hakkame lõpetama. Kohvi on juba otsas, tee on otsas. Ja... Külm ei ole seal. Kuidas külm? Mul on üks käsi paljas siin taskus, aga tegelikult väga külm ei ole. Et me just eile arutasime täiesti nagu nii täiuslik ilm, et lund on kõik täis, kelgutada saab, suusatada saab ja siuke 0, -0,5, et ei ole nagu liiga külm. Et tegelikult täiesti fantastiline, nii et minge kõik õue nüüd, minge õue, ärge passige enam toas. Et kuigi pühapäev on lõõgastuspäev, siis tegelikult saab õues ka ju lõõgastuda ja pärast tuppa tulles on veel mõnusam uuesti diivanile istuda. Nii et aitäh, Liis, et sa leidsid oma puhkepäevas selle aja ja tulid see rääkima
ja aitäh, Heike, et sa hoidsid seal kommentaarid endal silma peal, et kas midagi tahaks sealt, on keegi midagi küsinud, et ennem kui me nüüd lõpetame? Ja vahepeal küsiti, aga me vastasime juba täiesti siin jooksvalt sellele küsimusele, et tahetigi teada, mul ei näita neid kõiki siin päris algusesse, et ma enam ei leia seda, aga jah, me vastasime sellele, et ma hoidsin silma peal. Et mina tahan ka teid tänada ja aitäh sulle, Liis, et sa leidsid aega tulla meiega rääkima ja me paneme siia mind hakkasid huvitama need bambusrätikud, et paneme, Kai paneb selle lingi äkki või siia meile alla, et kust neid osta saab. Aitäh teile, et mõtlesite minu peale ja väga tore 3 tundi oli koos teiega ja ma usun, et see hea energia, mis meil siin 3 vahel tekkis, siis see jõudis ka väga paljude vaatajateni ja nüüd siis tänasest nii mõnegi inimese elu on nüüd muutunud. Ja, et kui juba üks inimene sai mõtte midagi ka kire kohta või kuidagi edasi minna, siis on ju kõik juba nii hästi. Suur aitäh teile ja ilusat pühapäeva ja siis vägevat uut töönädalat alates homsest. Ja ilusat päeva teile ka ja Taiga! Tšau!